Tere hommikust ja tere tulemast Our Fishing Tripsi YouTube'i kanalile. Kui sa oled meie kanalil uus, siis ma teen kiire ülevaate, mis meie kanalil leidub. Ühesõnaga enamasti on kalastusvideod Soomes ja vähesel määral on ka paaditehnika putitamist ja kui rahakott lubab, siis käime ka välismaal kuskil vähe kaugemal kalal. Nii et kui see sisu sind huvitab, siis kindlasti telli meie kanalit, sest ainult sellisel juhul tuleb sulle teavitus, et uus video on väljas ja saad hakata nautima. Aga tänasest päevast. Täna viskan ennast sõna otseses mõttes uues kohas vette ja plaan on minna rõngaga Väike-Järvele. Täiesti tundmatu koht, kaardi pealt leidsin. Vaatasin, enam-vähem on hea ligipääs. Tegelikult ei olnud, sest kõiki tõkkepuid ja asju Google Mapsist ei näe. Ühesõnaga pidin natuke tassima, kulus jälle natuke rohkem aega, aga sellest ei ole hullu, sest jõudsin kohale. Umbes rõnga täis, seda ma seekord teile ei näita, sest tahtsin saada kiiresti vee peale. Ühesõnaga, tänane eesmärk on leida 3 liiki kala, ahvenat, koha ja haugi. Viimases ma üldse ei kahtlegi, et seda saab. Haugi on ju Soomes igas järves, igas lombis, igas kaevus. Ahvenat, ma arvan, et 90% kindel, et ma seda saan. Kohaga, sellega võib minna raskeks, sest ma ei tea, kas siin üldse on koha, kui sügav see järv on. Ma tean ainult seda, et järve rannaala on 1,2 kilomeetrit, ühesõnaga see on täpselt siuke paras, mis täna saab läbi võtta. Ehk siis teen põhimõtteliselt järvele ringi peale. Siin on muidugi mõned hoovid ja eraalad ka, kus kui keegi on kodus, siis võib-olla saan vihje, et tõmbasid tuld või visatakse kividega. Seda on ka juhtunud. Aga ühesõnaga selline päev. Ilm on kalapüügiks sobiv. Selline 10-12 kraadi, pilvine. Võib-olla saan ka natuke vihma, aga ma olen valmistunud. Nii et egast midagi. Lükkan rõnga vette ja hakkab kala tulema. Ja ongi minek. Varustusest ka. Mul on kaasas 2 kaigast. Üks on augile ja teine on vähe peenem. Et ahvenale ja kohale. Siis mul on kaasas liblikavõrk, sest kui valged liblikad lendavad, need kapsaliblikad, siis need munevad ju kapsaste peale ja siis neid saab siit püüda. Et noh, ütleme nii, et 50-sendine kala on nagu maks, mis siia mahub. Et päris pull võiks olla kogeda seda, kui tuleb meetrine kala, siis noh, sellega ei tee midagi. Aga noh, peab endale põnevust tekitama. Siis, kus mul landid on? Siin poole, jah. Lante võtsin suht minimaalselt. Mõned suuremad augikummid, mõned järgid, natuke pöörlevaid, minispinnereid, väikseid wooblereid. Siis jigimiseks mõned kummid, mõned jigipead, suuremad spinnerid. No tegelikult ma võtsin ikka päris palju asju kaasa, et siin ikka seda manti on. Aga ma alustan kohe mingi väiksema pöörlevaga, et vaadata üldse. Ma ei usu, et siin väga suurt kala on. Sellepärast proovikski algus väiksemat lanti. Ma ei tea, alustame sellisega. Blue Fox. Vesi on siin küll mõnusalt tume. Need
kalad, kes siin elavad, need on ka ilmselt parajad süsid. Ops, esimene kala. Ja ma pakun, et see on haug. Mepsiga muidugi, see on nagu eriti paha. Seal ei ole trossi ka vahel. Haigelt venitab, ne? Jep. Ai, kui ma selle paati saan. Ui, mida hellina. Tule siia nüüd. Tai pohku sa mu mepsiga ära lähed. Noh. Kuradi siuke väike kala teeb sellist mürglit. No. Tal on õnneks päris hästi suu nurgast teinud. Nii, tule siia. Marakratt. Haigelt tume koll. Tule nüüd siia. Oho, energiat on. Mõtlen, kas vaatan ta kahva või? Vaatan, kus sa mahud kahva. Testime ära. Kahva. Ops. Ilusti. Näpitsad on augi pikkused. Nii. Naaskel. Näita, kus sul on see lant. Come on. Ikka peab mingi jant olema nende kaladega kogu aeg. Ma vaatasin, et sain kätte, aga ei saanud. Nüüd on veel kehvemini see asi suus. Tule. Ei. Läks ikka koos landiga. Kurat küll. Korralik kuradi amatöör auerris. Nägu märg ja mitte üks särg. Ühesõnaga, sellega läks veits pahasti. Õnneks see lant oli nii nõrgalt kinni, et ilmselt ta sülitab selle välja. Vähemalt loodame. Nii. Uus pöörel.
miks sa ei lenda? Rulli pole nii ammu kasutanud, et ei jookse enam hästi maha. Kuna see eredam pöörel väga ei töötanud, siis mõtlesin, et teeks vähe igivärk. Ma ei tea, palju siin sügavust on, aga paneme esialgu 7 grammi ja siis minu ja Heiki lemmikvärvi igi. Vaatame, kas äkki saame kuskilt põhjast ka siit mingit kalad. Vaatame, kui sügav siin on, siis ahah, siin on nii sügav. Noh, 2 meetrit. Nii. Jigiga kala ei tulnud. Vaatame, kas suurema spinneriga tuleb kala. Paneme vähe tumedamat tooni, et tundub, et need erksad siin väga ei töötana. See esimene pöörle, mis ära läks, see oli ka tumepunane. Ja panin järgmiseks kollase, siis kollasega ei tulnud midagi. Samamoodi ei tulnud kollase higiga midagi. Ma ei ole kindel, kas väikses järves suur spinner töötab, aga muud moodi teada ei saa, kui tuleb proovida, mis siin nüüd toimub. Nii. Ohoh. Raske värk. Oi. Nii, väike vihmasabin jõudiski kohale ja üleüldse on natuke vilu täna. Peab panema jope peale, sest kuidagi hommikul vara ei olnud tuult, nüüd on väike tuul ka tõusnud, siis on natuke jahe. Nii, tundub, spinner ka kala ei too. Ei tea siis, kas järvekalad pole spinnerit näinud või on liiga suur. Aga proovime siis järki. See peaks ometi olema suupärane ja see on punast värvi ka. Äkki see on see võti. Suuremate lantidega kala ei tule. Ühesõnaga läheme tagasi pöörleva peale. See on ainuke, mis on kala toonud. Panen sellise eriti tumeda landi ja siis ma mõtlesin veel sellise nipi välja, et ma panin 2 pöörlevat üksteise jutti, et siis on nagu haugil suurem võimalus nagu mitte selle landiga ära minna. Sest mul ei ole sihukest väikest trossi kahjuks. Kohe pani. See võib isegi ahven olla. Ei ole, väike aug. Kurat! Miks ahven ei ole?
nii. Nii, moka otsast kinni ka. Selline. Ilusad värvid küll. Mis ta siis on mingi? Vähe üle 30 sendi. Haps. No isegi 40 senti. Järjekordne kala. Käis mitu korda nokkimas. Ja järjekordne haug. Tšups. Vähe suurem kui eelmine. Eps. Tšups. Põmm. Lebolt 50 senti täis. Ega kui on väike kahve, väike kala, siis ei saa ju pildist aru tegelikult, et jep. Peaks mainima, et päris hästi töötab see süsteem. Tui, siiamaani pole ükski auk selle pärast ära läinud, et on nööri katki hammustanud. Nüüd võiks mõni ahven ka mulle andi üles leida, et seda augi siin nagu kaardi peal juba on. Järgmine. Mis asi see on? Mõtlesin, ma saan siit ahvenat. Vaadake seda elukat. See vend tuli niimoodi otsa, et ma haakisin ja oli täitsa tühi. Ja siis ma ei saanud arugi, et see on nagu kala on otsas. See on tubli... mis ta siin on siis? Peaaegu 15 sentimeetrit. Ne? Killer. Aga ahven. Nii, sealt nurgast läheb kraav järvest välja. Ennem hakkasin tähtsat juttu rääkima, aga siis GoPro tegi seda, mida ta tavaliselt teeb, ehk siis aku sai tühjaks. Aga seal järve otsas läheb väike oja välja ja mõtlesin, et ma lähen sinna suudmesse püüdma. Kaardi pealt vaatasin, et see on ilmselt selline koht, kus kindlasti kala on. Aga esiteks on seal puuristi ees. Ehk siis ma ei ole kindel, et ma sellest mööda saan. Üle ma sellest ka ei hakka ronima. Teiseks, keegi on omal putka sinna püsti pannud. Ja kui seal putkas on keegi kohal, siis võib olla see, et ma olen juba praegu liiga lähedal. Aga kui ma lähen sinna kuskil üle palgi hakkan ronima, siis võib-olla tuleb ütlemist. Aga ma võtan selle riski, vaikselt lähen sinna poole ja vaatan, kui kaugele saan. Ühesõnaga, siin on nii madal, et sinna ilmselt ei ole mõtet ronida. Johhaidi. Haugid lähevad järjest väiksemaks. Ja. Nii. Väike rakett. Nii, kala. No see on vähe suurem kui eelmine, aga ikka maru peenik. Nii, natuke suurem ahven seekord siis. See päris läbi ei paista, aga palju puudu pole. Saaks seda konksu nüüd siit kätte kuidagi. Nii. Selline. Eelmine oli 15 senti. See on 16 senti. Aga värvid on küll ilusad. Vaadake nüüd. Tume. Jah. Tšuu. Vesi on haigelt soe. Või siis õhk on jõhkralt külm. Kala. Vist natuke suurem. Ilmselt haug.
mis muud. Jah. Oho. Ja siia kohta võin nüüd raudselt panna reklaamipausi. Noh. Selline väike tegelane. Selle haugitappe saadame puhkusele ja prooviks ikka seda igivärki, et saaks selle mingisuguse koha ka siit lõpuks kätte, siis oleks vab see pro. See on nii räval lant, sellega on niimoodi saadud kala, et tavaliselt kummilutid ei elagi nii kaua kui see. Oho. Siin on päris sügav, mulle tundub. Seda. No. Ja veel ei näe lõppu, tead. No ma pakun, et siuke 5 meetrit. Tagusin silm punnis peas seda kohavärki ja ei tulnud, noh. Et mingi pool tundi kindlasti loopisin siin ja seal. Siin järves on ikka mõned vähe sügavamad kohad ka. Ja ei saanud midagi ja mott läks alla ja tuju läks pahaks, sest kõht on tühi. Ühesõnaga pugin väikse võileiba, siis lükkan jälle Epsi otsa ja lähen kuskile vähe kalda äärde. Proovin seda haugi avenat. Saaks vähe puusti ja sooja sisse. Pole väga soe päev ka kuidagi. Külm tuleb sisse. Jalad on ju vees kogu aeg. Ja ei liiguta ka ju tegelikult eriti siin, et nii. Mini-ahven number 3. Siuksed värvid. Ohohoho. Piu. Selle pöörleva ja tegin mingi 20 viset ja mitte midagi. Panin selle tumeda tagasi, kohe hakkas möllama, et kala päris nii loll ei ole, et kui tume elukeskkond ja siis tuleb järsku mingi siuke täiesti valge tegelane, et siis see tundub vähe kahtlane ja seda ei võeta. Väike haug. Ma juba lootsin, et on midagi suuremat, aga ei. Kell on saanud 12:30 ja ilmselt kalad on läinud lõunauinakule. Keegi enam süüa ei taha. Ma olen põhimõtteliselt ringi sellele järvele peale ära teinud. Ja kala on väike ja suht pikkade vahedega tuleb seda kala, nii et pole mingi maailma parim järv. Või siis seda peaks otsima kuskilt mujalt, aga olen ma jigitanud ka seda põhja siin sügavamal ja madalamal ja siis nüüd hakkan vaikselt sinna sadama poole väntama ja vaatan. Viskan landi järgi lohisema, et trollin natukene lestadega, vaatame, kas saab landi mängima ja äkki isegi tuleb mõni kala. Teen veel viimased 3 viset siin, kus ma püügipäeva alustasin ja vaatan, kas tuleb veel päeva lõpuks mõni kala või võtan paadi välja ja teen kokkuvõtte ja lähen koju. Nii, seekord viimased viskad kala ei toonud. Kütan randa,
vaatan, kas ma saan sealt ujujate vahelt välja võtta selle paadi, sest ma lasin sealt ujumisrannast sisse ja mõned hullud juba ülged on seal juba vees, et lähen proovin õnne, aga ma jõuan, lasen paadi tühjaks ja siis teen kokkuvõtte ka tänasest päevast, nii et võtame selle püügipäeva siis kokku. Hommikul äratus oli enne päikestõusu, ehk siis kell 4:00. Hommikusöök, kohvi, asjad kokku, bussi ja tuld. Vee peal olin umbes, mis ma võisin olla, 6:30–7 vahel. Ja püügi lõpetasin 13:00, võib-olla natuke peale. Aga saak oli kesine, et 3 erinevat kala soovisin saada. Haugi sain, ahvenat sain, koha ei saanud. See ei olnud ka mingi üllatus, seda ma arvasin juba hommikul, et läheb keeruliseks. Üllatus oli see, et ahven oli nii väike ja ahvenat oli nii vähe, sest ma lootsin, et selles väikses järves on suured ahvenad, sest ma ei usu, et siin mingi erilist püügikoormust on. Aga täpselt ei teagi, miks need kalad nii väiksed on või siis kus need suured ennast peidavad. Kui teie teate, kus metsajärvedes suured kalad ennast peidavad, siis kirjutage alla kommentaariumisse. Ma proovisin praktiliselt kõike. Ma pole elu sees olen võib-olla, aga ühe püügipäeva jooksul või siis poole püügipäeva jooksul pole elu sees nii palju lante vahetanud kui täna. Ja erinevaid püügistiile ja asju ja no tegin nagu endast andsin kõik. Proovisin seda koha ka saada igalt poolt sügavast ja madalast ja ei õnnestunud seekord. Aga sellegipoolest, kui sul meeldis, vajuta laiki. Kui sa ei ole tellinud meie kanalit, siis telli kindlasti, sest kindlasti kalasemaid videosid on veel tulemas. Nii et egast midagi. Ole terve ja käi ise ka kalal. Tšau!